Me oleme Robertiga täna tulnud Kalev Spaasse, sellepärast et Eesti noored sportlased teevad praegu usinasti trenni, et sõita kevadel toimuvatele Euroopa noorte meistrivõistlustele sünkroonujumises. Ja no see on küll midagi, mida meie varem proovinud ei ole. No me oleme sinuga ja Jüriga umbes 5-6 aastat sünkroonis käinud. Ma arvan, et see ei ole väga raske. Ja kui ma teades, kuidas ujulat peab käituma. Nii. Väga ilus. Prillid ka, Piret. Ma olen täiuslikult valmis selleks, mis siin toimuma hakkab. See vorm on ausalt öeldes pisut lihtsam kui tegelikult sünkroonujujatel siin minu kõrval. Tere, Xenia! Tere! Sina oled nende noorte treener ja te tõesti praegu panete valmis uut kava, mida veel keegi näinud ei ole. Kava on veel värske, aga proovime oma jõudu ja praegu meil on ettevalmistus, on ainult meie esimene start, veel on väga palju tööd ees. Kas mina sobiksin ka teie truppi? Tegelikult ikka sobiks, sest kas te teadsite, et sünkroonujumises on mixed dueti kategooria. See on kategooria, kus duetis ujuvad üks mees ja üks naine. Ja ongi, võiks teha ühe mixed dueti ja samuti rühma, kus on 8 või 10 inimest, ka võiks panna 1 või 2 meest juurde. Ma näen, et sinul on siin selle koha peal ja sinul on siin sõrmede ümber. Tegemist ei ole ujujate ehetega, jah? Need on ninaklambrid, mis pannakse niimoodi nina peale, et selleks, et vesi läheks ninna. Ja meil on alati treeningus vähemalt 2 või 3 ninaklambrid, eriti võistlustele. Üks on siin, teine pannakse niimoodi või niimoodi. Mõnikord võistlustel, kui sportlane hüppab, see võib ära kaduda ja siis sportlane võib varust võtta lisaninaklambri ja panna, sest see on väga tähtis. Ilma selled on väga raske teha. Teil on siin täna 10 noort sportlast juba vees ja ma tean, et olete valmis ka meid mixed duetti treenima ja me oleme väga valmis. Ja kas meie kostüümid sobivad? Teil on sellised ilusad sätendavad. Mul on 3 triibuga Adiase püks ja mul on loomulikud ehted siin kõhu peal. Võistlusteks mitte, aga trenniks ikka sobivad. No ütleme niimoodi, et teeme trenni ära ja toome litrid mängu hiljem. Jah, lähme, läks minna. Ma pea valutame nendest prillidest juba, hakkame minema. Ühesõnaga, siin esimene stiili näide mulle ja Robile tuleb siis paariskava. Ja siin ei ole küll nagu poiss ja tüdruk, aga me peame arvestama, me peame tegema nagu mixed duetti pärast, umbes sama asja. Ja see kava konkreetselt on siis käinud eelmistel Euroopa meistrivõistlustel, nii et vaatame siis seda kava. oleme tulnud. Teere ütles, et kui õhk ei lähe välja, ei lähe õhk sisse. Väga hea. No nii, aga ei lähe. Sünkroon ujumine. Aga see ei ole võimalik, füüsiliselt ei ole see ju võimalik. Proovime veel, jah? Jah. 1, 2, 3, jah. Tuli välja! Nüüd veel järgmine harjutus. Varbad vaatavad enda poole, põlved on kõvardatud ja vaadake käes, jalad töötavad 1, 2, 1, 2, töötavad jalad. Kuidas on tee peab? Oleks kohe põhja. See on kohutavalt raske ülesanne, mis meile praegu anti. Me peavad põlved olema nagu niimoodi välja suunatud. Oleks, et see lihtsalt plahmerdaks, siis püsiks vee peal. Aga nii, mul jalad lihtsalt ei tööta. Ja siis me peame veel siin tegema. Aga meil on nii vajud ja vajud ja vajud. Nüüd me teeme väga täpne geomeetriline kujund. Saame kujundisse, Piret. Nii, okei. Me teeme nagu tähekest. Jah. Jah, väga hea täheke on kõlbis. Vaadake, lihtsalt sirged jalad ja töötame, proovige siia. Nii, ja ma aitan. Väga hea. Ei, kätte
vahetage on vaja toitada. Üks, kaks, sinna naerame. Piret, kuidas tundus? Robi, me oleme osa Euroopa Kas oli tähemoodi natukene? mul oli kummalisel kombel, sealpool oli mugav jalga hoida, siinpool võbeles kogu aeg. Sinu õla peal võbeles. Mis minu õlga hea suur toetus, kõik see karvane kaasa ei libika. Kohe vaadake ja siis teeme järgi. Olge proovige. Ei teid, Piret! Sul oli peal jälle peal. Positsiooni valik, Piret! Vaata, kui lihtne! Nüüd on siis järgmine harjutus. Treener nägi ära, et potentsiaali siin on. Ja juba esimeses trennis hakatakse mingeid tõsteharjutusi meile näitama. Seda tavaliselt päris esimeses trennis Küsimus, keda tõstetakse? Teid. Jah. Pandi tugevamad alla, ehk mina ja tüdrukud ja Robi läheb siis ilusamad. Kuulge, aga elagu siis see sünkroon ujumine ja... Nii. Kas kõik on hästi? Tuleb aina tõsta seal. Kutsutakse abiväge. Aga mõistlik on sellepärast, et kilosid on üle 100. No nii. Abab! Hurraa! Väga vabandame selle eest, mis me praegu nägite, aga nüüd on niimoodi, et me tulen ruttu veest välja. Sest et me laseme ikkagi loo lõpus näha inimestel ka, kuidas asi päriselt käib. Ja need noored, kes lähevad juba kevadel Euroopa meistrivõistlusele, noorte meistrivõistlusele ja oktoobri lõpus hakkavad siinsamas Eestis võistlema. Tublid! Nii et naudime seda kava ja küll meie Robiga teeme omad Piret valmis, sooritused jah? teine kord. 3, 2, 1. Mõtete.